Rolle ei suutnud otsustada, kumb kelk võtta. Kas see, mis on eest katki või see, mis on tagant katki. Ta hoidis ühte kelku vasakus käes, teist paremas. Tõstis üles ühe, siis teise. Suutmata midagi otsustada, kordas ta sama toimingut uuesti ja uuesti. Lõpuks ei otsustanud ta midagi. Selle kelgu pani tagasi, mis oli vasakus käes, ja kaenlasse võttis selle, mis oli paremas käes, ehk siis kelgu, mis oli tagant katki. Ta ei jaksanud enam otsustamisega tegeleda, ta oli sellele tegevusele kulutanud ilmatuma aja. Rollel on vedanud, sest jalgsi kelgumäele minekuks kulub ainult 10 minutit. Natuke maad majade vahel, metsatukast läbi, mäest üles ja oledki kohal. Kelk kaenlas tipa-tapa kelgumäele, kuulis Rolle eemalt tuttavat häält. Tere, Osmert! Jah, selline plaan tõesti on, vastas Rolle. Minul, näed, on kuklid juba näpus ja nüüd kibinal-kabinal kodu poole, ütles Osmert samal ajal rahulolevalt kuklikarpi vilgutades. Aga Liumägi, allalaskmine, kuidas sellega jääb, uuris Rolle. Liumägi, naljamees, Liumäel käivad lapsed ja opakad. Mina liuglen otse diivanile, teen suu lahti ja lasen sealt kukleid alla. Aga sulle, Rolle, soovin, kuidas nüüd öeldagi, katkist kelku ja naudi mäge, seletas Osmert ja astus edasi. Ääre pealt pidi ta pikali kukkuma, käsi kuklikarbiga tegi juba ohtliku liigutuse, kuid suutis siiski tasakaalu säilitada. Liiva võiks siia raputada, ausõna ma ütlen, tead, kuulis Rolle eemalduva Osmerti sajatamist. Sul on kelk natuke katki, märkis Lauli Rolle kelku vaadates. Natuke katki on küll, aga liugu saab ehk ikka lasta, vastas Rolle. Muidugi saab. Näed, siin poisid juba mitmendat tiiru lasevad pitsakarbiga mäest alla ja ainult rõõmsamaks lähevad, seletas Lauli. Parajalt pikk ja järsk mägi oli inimesi täis. Kelgutajaid oli väiksemaid ja suuremaid. Mõnda pühendunud lumist kelgutajat vaadates võis jääda mulje, et ta mitte kelguga mäest alla ei lase, vaid oma mantli ja mütsiga. Samas seisis mäe peal selliseid, kes kordagi kelgu peale ei istunud ja seda mingil juhul teha ei kavatsenud. Paneme hääled sisse, vaatame, kumb pikema liu saab, ütles Rolle, kes endas üha kasvavat võistlusmeeleolu tundis. Loomulikult paneme hääled sisse. Loomulikult võidan mina, vastas Lauli ning hakkas sedamaid ennast kelgule sättima. Suuri saapaid, paksu mantlit ning torni meenutavat väga suure tutiga mütsi kandev Lauli kattis kogu kelgu. Enam veel, mantel ulatus vastu maad, nii et kelku üldse näha ei jäänud. Jäi mulje, nagu istuks ta otse lumel. Lauli oli Rolle ammune sõber. Kuidas nad tuttavaks said, seda nad ausalt öelda ise enam millegi pärast täpselt ei mäleta. Igal juhul kerkis neil aeg-ajalt silmapiirile ühiseid tegemisi. Rolle hakkas lugema. 1, 2, aga Lauli lükkas enda kelgule juba kiirete tõugetega hoo sisse. 3 lõpetas Rolle lugemise ning pani nüüd enda käed kiiresti tööle. Mõlemad tuiskasid mäest alla.
Tänu starditaktikale oli laulil rolle ees omajagu edumaad. Järsk mägi ja kinni sõidetud lumi kasvatasid hoo nii suureks, et lauli hakkas kiljuma. Ja siis tuli hüpekas. Mitte väga suur, aga piisavalt suur, mis oli ehitatud Kelgumäe alumisele osale. Seda hüpekat märkas lauli viimasel hetkel, aga võib-olla ei märganud üldse, sest nüüd oli ta juba õhus. Viibis seal enda meelest terve igaviku. Prantsatas siis sellise hooga vastu maad, et põrkas uuesti õhku ning seejärel pooleldi Kelgule, pooleldi mäele, pooleldi külili, pooleldi selili, pea eespool, jalad eespool. Igatahes, kui ta lõpuks seisma jäi, lamas ta lumel, tükk kelku vasakus käes. Mõned sammud eemal seisis kaks väikest poissi, kes olid ennast unustanud suuril silmil uudistama vaatepilti, mis nende jaoks ilmselt midagi täiesti uut oli. Natuke maad eemal oli noortekamp, kes aeg-ajalt lauli poole pilke viskasid, siis midagi isekeskis vaikse häälega rääkisid ning siis varjatult ja tahtmatult naeru pugistasid. Poole mäe peal seisis tüdruk, kes püüdis silmi pikaks ajades aru saada, mis oli juhtunud. Ronis siis jälle mäest üles ning seejärel igaks juhuks vaatas tagasi, et aru saada, mis oli juhtunud. Üks naisterahvas astus ligi ja uuris, kas kõik on hästi. Aga lauliga oli kõik hästi. Kui ta ehmatusest üle oli saanud ja mõistnud, et luudkondid on terved, tõusis ta püsti ning kloppis ennast lumest puhtaks. Siin on sinu ülejäänud kelk, ütles Rolle lauli juurde astudes. Keegi segane on keset mäge hüpeka ehitanud, olid lauli esimesed sõnad. Ta vaatas kelgutükki Rolle käes, siis kelgutükki enda käes. Siit võib siis aimu saada, et see kunagi kõik üks kelk oli, lisas lauli ning hakkas naerma. Lisaks olen sunnitud sulle teatama, et minu sõit oli sinu sõidust oluliselt pikem, nentis Rolle, tegi suured silmad ja laiutas käsi. Pikema võisid teha, aga mina tegin kõrgema, seega mina juhin. Õhusõit annab nii suure edumaa, et maad mööda sõitjal pole siin midagi kaasa rääkida, kostis selle peale lauli ning sokutas enda käes olnud kelgutüki Rollele kaenlasse. Igatahes see vahejuhtum ei vähendanud lauli kelgutamise indu karvavõrdki. Niipea, kui nad uuesti mäe otsa jõudsid, oli ta seda maid uueks sõiduks hakkamist täis. Nüüd ei jää muud üle, järgmise sõidu teeme sinu kelguga, oli laulil otsus tehtud. Teeme järgmise sõidu, ilmus Rolle näkku küsimusi ja segadust peegeldav ilme. Just nimelt, õigesti kuulsid, pane oma kelk valmis, mina istun ette ja sina istud taha. Oled sa kindel, et me ära mahume? Oli Rolle ettevõtmises kahtleval seisukohal. Loomulikult mahume, vaata ise, ega me hiiglased ei ole, ruumi jääb ülegi. Kas see katkise kelgu jaoks on ikka hea mõte? Proovis Rolle veel kord hoogu maha võtta. See on kõige parem mõte, jäi lauli endale kindlaks.
Rolle viis Lauli kelgutükid mäe peal kasvava puu juurde. Seejärel hakkasid nad ennast mahutama Rolle kelgule. Kõigepealt istus Lauli kelgu ette otsa. Pärast mida kelgu peal enam ruumi ei olnud. Sa pead ennast kuidagi ettepoole nihutama. Taga ei ole üldse ruumi, ütles Rolle naeru tagasi hoides, kui oli hakanud ennast tulutult kelgule sättima. Lauli tõmbas ennast nii kokku, kui sai. Jalad enam kelgule ei mahtunud. Neid hoidis ta õhus. Rollel õnnestus ennast hädavaevu kelgu peale pressida ning kuna jalgu polnud enam kuskile panna, siis hoidis ta neid samuti lihtsalt õhus. Sina pead hoogu lükkama, mina ei saa, ütles Lauli, kes oli oma käed kõhu peale kokku pakkinud. Rolle hakkas hoogu lükkama, aga lihtne see ei olnud, sest kelk ei tahtnud üldse liikuda. Kuid siis tundis ta, kuidas keegi oma suured käed talle õlgadele vajutas ning neljajalgse kuhja mäest alla lükkas. Nüüd sahises kelk veelgi suurema hooga. Üha suureneva kiiruse juures hakkas Lauli kiljuma. Kuna Rolle Lauli selja tagant üldse ei näinud, kuhu kelk sõidab ja Lauli ees kiljudes üldse aru ei saanud, kuhu kelk sõidab, siis tundsid nad ühel hetkel, kuidas mägi neid õhku tõukas. Tunne oli selline, et kelk enam ei maandugi. Aga kui ta lõpuks maandus, siis tõelise paugu ja raksuga. Sellise raksuga, et Rolle tundis, kuidas kelk tema all lõhki läks. Sellise pauguga, et Rolle uuesti õhku kerkis ja üle Lauli paiskus. Seejärel tundis ta, kuidas Lauli temast üle rullis, küünarnukiga kõhtu lõi ja saapaga vastu pead virutas. Siis jäi kõik vaikseks. Kelgutajad olid finišisse jõudnud. Veendudes, et luutkondid on terved, hakkasid nad ennast teineteise küljest lahti harutama. Mõned sammud eemal seisnud kaks väikest poissi vaatasid liikumatult suure huviga toimuvat. Nii palju üks neist siiski liigutas, et nina alla veninud märg riba varrukaga ära pühkida. Eemal seisev noortekamp pidi nüüd veel rohkem eemale minema, et vägisi peale tükkivat naeru varjata. Ega sa viga ei saanud, küsis Lauli ennast püsti ajades. Tõenäoliselt jään ellu, kostis selle peale Rolle, aga sama ei saa kahjuks kelgu kohta öelda. Üks kelgujupp oli nende kõrval maas, aga teist või teisi juppe näha igal juhul ei olnud. Näed siis, kui nägusid ei näeks, ei tunneks äragi, ütles Sade, kes lumiste kelgukangelaste kõrval seisma jäi. Arvan, et see kuulub ilmselt teile ning näitas enda käes midagi, mis kangesti meenutas ühte osa Rolle kelgust. Tere, Sade, küll on tore, et sa tulid, rõõmustas Lauli. Näed, meie siin teeme vastlasõitu ja väga edukalt. Teist korda juba jõudsime mäest alla, hoolimata sellest, et miski seda kogu aeg takistada püüab. Seda oli juba eemalt kuulda näha, kui kaunilt ja edukalt te alla liuglesite. Unustamatu vaatepilt, kiitis Sade. Selles pole kahtlustki ja tere tulemast Kelgumäele, lisas Rolle. Tore,
Siis lähme üles ja teeme järgmise sõidu. Näete, see on minu uus kelk. Kordagi pole veel mäge puudutanud ja mis peamine, kõik mahume peale. Keegi ei jää maha, ütles Sade, juhtides tähelepanu enda selja taga lumel olevale suurele punasele uuele kelgule. Loomulikult, uus sõiduriist vajab viivitamatult asjatundjate seisukohta ja hinnangut, oli Lauli pikemalt mõtlemata hakkamist täis. Kes siis uue kelguga sõita ei tahaks, nentis nõusolevalt Rolle. Rolle istub kõige taha, sest tema on kapten. Keskele istun mina, sest mina olen reisija. Ja sina, Sade, istud ette, sest sina oled laeva omanik. Sinul peab olema uhke ja avar vaade. Asus Lauli kelgu komplekteerimist korraldama, kui nad uuesti mäele olid jõudnud. Kuna kellelgi sellise paigutuse vastu midagi ei olnud, siis sellises järjekorras võetigi kohad sisse. Ja tõsi ta on, kõik mahtusid kelgule. Proovime siis seekord teekonna ilma hüppamata läbi teha ja kui olete valmis, siis lükkame hoo sisse, jagas kapteniks määratud Rolle juhiseid. Nüüd panid kõik käed tööle ja andsid oma panuse, et kelk koha pealt minema lükata. Hoog hakkas sedamaid kasvama. Kasvas selliseks, millist nad varem veel polnud kogenud. 3 vastlasõitjaga kelk vuhises endale teed rajades nagu kuul. Lauli hakkas kiljuma. Sade tõmbas pea sügavale õlgade vahele ning kissitas silmi, nagu kihutaks ta läbi sääsepilve. Rolle rõõmuga sügaval südames nautis tõelist kelgusõitu. Oli see mäeviga, oli see navigatsiooniviga, oli see vastlapäeva viga, igatahes tundsid kõik, kuidas kelk tubli tõuke sai ning seejärel õhku tõusis. Kindlasti ei ole see võimalik, jõudis Rolle mõelda ning järgmine hetk käis tuttav pauk ja prantsatus, mille järel kõik imekombel kelgule jäid, kuid mis samal hetkel külje ette keeras ning kõik reisijad maha paiskas. Mul on kelgu pärast tõesti kahju, ütles Rolle, kui nad olid ennast püsti ajanud ja veendunud, et peale lund täis saabaste, taskute ja silmade oli sõit reisijate jaoks õnnelikult lõppenud. Selge, kelgutamisega on tänaseks siis ühel pool, tegi Lauli kokkuvõtte. Juhul, kui see tüdruk siin oma kelku meile järgmiseks sõiduks ei laena, lisas ta parajasti neist mööduvat tüdruku poole vaadates, mille peale viimane koos oma kelguga hetkegi mõtlemata ning naerdes minema jooksis. Sõidud, nagu näha, on tänaseks tõesti sõidetud, ütles Rolle, kes lähedal lebava kelgu jäänuse üles korjas. Sõidud on lõppenud, aga vastlad alles algavad, sest nüüd kutsun teid enda juurde hernesuppi sööma ja mitte ainult. Kannatamatult ootavad ärasöömist terve karbi täis vastlakukleid, ütles pidulikult ja rahulolevalt Sade, kes oma pilbasteks aetud kelku üldse mingiks tähelepanu väärivaks vahejuhtumiks ei pidanud. Lihtsalt suurepärane, loomulikult miski ei kõla praegu kaunimalt kui supp
ja kuklid lõid laulil silmad särama. Sellised peaksid olema kõik vastlapäevad, muheles Rolle.